No nii, tere kõigile, kes meil siin nüüd on kogunenud, et meid on siin juba niisugune kümmekond. Mina olen Külli Pootsik ja meie siis Mariga mõtlesime, et teeme ja harime niimoodi heas mõttes oma sõpru, oma tuttavaid, lisaks sellele, et kui me siis teeme siin iga päeva, ütleme siukse iganädalasi siuksi suuri koolitusi, siis on ikka see, et inimesed ei saa tulla, kellel on trennid, et siis mõtlesime, et oleme siis tublid ja jagame teile ka seda head infot, mida me siis ise ammutame igapäevaselt. Ja mina siis olen tegelenud juba siis 19 aastat ilumaailmas ja siis tõesti teen siis enamus ajast, ütleme, siukesi näohoolduskoolitusi, näonahk on minu siukene kirg ja siis teen ka, ütleme, siukesi wellness koolitusi, kus siis teen siis, ütleme, kehakoostisanalüüse, kõike seda, et siukene ilu seest ja ilu väljast. Ja täna me siis, teemaks on meil siis tõesti täna selline tore teema, et kuidas siis saada oma keha parimal viisil toimima, et oleks siis see keha ja meel meil tasakaalus ja kuidas meil oleks see energia laes. Nii et annan nüüd kõigepealt sõna Marile. Marim on meil, asub üldse, kui me siin kõik oleme siin Eestimaa pinnal, ma vaatan siin, mõned on siin laagris, mõned on Tallinnas, et siis Mari on üldse, on veel kuskilt meil jah, nii et ma ei tea, kus keegi on ju, ma vaatan, nimed on tuttavad, nii tore on saada teada, kus meil siis külalised on, aga Mari on meil üldse, on Belgias praegu, eks ju? Oled? Okei. Nii et selles mõttes meil on niisugune rahvusvaheline seminar täna, webinar täna, nii et ma annan siis sõna nüüd Marile ja Mari tutvustab iseennast ja siis me lähme edasi. Jaa, väga tore. Tegelikult on tõesti nii, et mina näen siit vastupidi, et Belgiast on siin rohkemgi. Et nii see eestlastel on, et siin sealpool piiri. Ja mina siis tõesti Mari Breiberg ja igapäevaselt töötan Belgias Eesti lastega ja olen klassiõpetaja. Ning kuidas ma siis tänase teemaga seotud olen, et minu teine, nii nagu sa ütled, kirg ja hobi, et minu teine tööosa on siis just toitumisnõustamised. Ja just see sisemine pool, et kuidas me oma keha saame niimoodi toimima, et me ei pea nagu meeletult lugema igat suutäit grammi ja jälgima siis ennast nagu hulluks, vaid et kuidas siis igapäevaselt toimida nii, et meie keha töötaks hästi ja milliseid nippetrikke kasutada. Väga palju töötan loomulikult kaaluprobleemidega inimestega, aga ka üldse tervisemuredega ja üks selline minu südameteema on siis just selline põletikuvastane toitumine ja nüüd siis viimasel ajal olen ka just spetsialiseerunud ka reumatoidartriidiga klientidele ehk et siis just selline jälle põletike alandav toitumine, et kuidas siis toitumise ja kogu sellised sisemise poolega toetada oma tervist nii, et näiteks reumatoidartriit on väga selgelt hooajaline ja selline lainetavate haigushoogudega haigus, et kuidas siis nagu vähendada neid väga kõrgeid haigusperioode ja just kuidas oma toitumisega seda keha põletikutaset pigem alla võtta ja et meie keha toimiks hästi. Ja see, reumatoidartriit on ju ainult üks selline tervisehäda, millega mina olen nüüd viimasel ajal rohkem tegelenud, aga et tegelikult neid selliseid ka väikseid hädasid, mida me alati ei saa ise oma keha juures arugi, mis on seotud nende alapõletikega ja põletiku tasemega kehas, et neid on ju tegelikult hästi palju. Ja sellest teema täna süvenemegi siis peamiselt sellistele, mulle meeldib öelda, et need on nagu maja alustalad, et meil peavad teatud nagu asjad paigas olema, et meil on seinad, meil on aknad, meil on uksed, me siis saame alles katuse panna. Me ei saa alustada katusest, me ei saa hakata, nagu sa tead kindlasti ise Külli kohe, et me ei saa panna kreemi näkku ja loota, et kõik läheb ise ilusaks, kui ma sisemiselt ei ole korras. Ja sellepärast siis räägimegi alustaladest, et rasvhapped, mikrobioom ja need mõlemad on siis hästi tugevalt seotud nii seedimise kui siis meie ajutööga, vereloomega ja kõige sellega siis, mis on üldse seotud meile keha toimimas hoidmisega. Ja ma olen loomulikult teinud ka väiksed slaidid ette, et nagu juba korra siin ei näha, et ma kohe ka jagan neid. Aga siis üks hetk.
ja tõesti, et võite siin üksteist kõik tervitada rõõmsalt, et ma juba vaikselt püüan ka neid küsimusi ja sõnumeid jälgida, et kokkulepe on siis umbes selline, et meie plaan on kuskil umbes tund 15 tegutseda siin koos. Vabandust, mul see assistent on natukene täna väike närritunud. Et umbes tund 15 saame siis koos rahulikult sellel teemal arutleda. Kui teil on küsimusi, te võite kohe kirjutada sinna chati, ma püüan neid ka silmas pidada. Aga et siis peale sellist minu poolt tehtavat nii-öelda koolitus- või tutvustusosa, me paneme selle salvestuse osa kinni ja seejärel on siis kõigil võimalik ka küsida rahulikult nii, et ilma küsimused ja mõtted sellel teemal ära, et siis saame arutada juba privaatsemaid küsimusi ka natukene. Et selles osas sellised üldisemad küsimused võite kirjutada ka koheselt siia sõnumitesse ja lihtsalt rõõmsalt kommentaarid. Ja loomulikult, nii nagu Külli enne ütles, et väga tore, kellel on kaamerad sees, et siis me ikkagi näeme teie päris nagu reaktsioone ja võite sealt siis lehvitada ja vahepeal võib-olla küsin ka midagi, siis saate näidata või niimoodi teha või et siis on hea seda nagu ka jälgida, et meil siin ka rääkides on kohe nagu selgem arusaam, et või võite kohe ka märku anda, kui aru ei saa millestki, et täpsustame täpsemalt. Aga lähme siis kohe tänase teema juurde. Ja kui ma selle teema siia ette panen, siis võib-olla ongi selline esimene võimalus kõigil ka nagu märku anda, kas siis siin sõnumites või siis ka kuidagi siin anda hinnang, et kuidas sa hindad enda teadmisi, kui sa vaatad seda teemat, et kas see on sinu jaoks selline väga lihtne teema, pigem sihuke nii ja naa, väga keeruline teema või kuidas sa tunned ennast täna sellele teemale peale vaadates? Pole kellelgi ühtegi arvamust. Seda juhtub naiste seltskonnas harva, kui üldse pole arvamust. Siis tuleb seda teemat tõenäoliselt natuke avada. Nii, palun. Jah, et jah, omast arust tean, kuidas panna oma keha ja meel koostööd tegema, aga muidu ma olen hirmus tark, aga vot see toitumise osas ma ei tea mitte midagi ja ma olen nüüd aru saanud viimasel ajal, et toitumisel on selles osas väga suur roll. Nii et minu kogemus on selline, et ma olen seal puusse lasknud. Aitäh, et eks ta on see osa, et me ei saa toitumisega muuta kõike, me ei saa toitumisega kaotada ära maailmas ka kõiki haigusi ja kõike muud, aga hästi palju on võimalik toitumisega kogu oma kehasüsteeme toetada, neid paremini toimimas hoida ja üks hetk ma pean kutsuma kellegi ikkagi siin assistendile järgi. Et see toitumine saab olla hästi-hästi tugev tugi selleks, et meie keha toimiks hästi. Aga lähme siis vaikselt järjest edasi. Ja tegelikult juba, kui me võtame siin enne Kristust, Hippokrates on toonud väga selgelt, väga otseselt välja oma arvamuse, et olgu toit teile ravimiks ning teie ravimiteks olla toit. Ja minule see mõte on hästi sümpaatne, sest ma tõesti tunnen, et hästi palju annab toitumise kaudu ja oma keha tundes ära teha. Ja me kõik ju tahame olla sellised rõõmsad ja õnnelikud ja jaksata olla oma lähedastega ja nautida seda elu täiel määral. Aga vahel võib olla nii, et kui meil ei ole asjad tasakaalus, siis tegelikult kaob ka see elurõõm ära. Ja siis me võime tunda, et elurõõm kõige laiemas mõttes, et mina ei mõtle siin ainult selliseid depressiivseid olukordi, vaid lihtsalt, et kui sa nagu tunned, et nagu tahaks minna, aga ei jaksa, nagu tahaks minna sõbrannaga kohvikusse, aga ma ei viitsi siit diivani pealt minna püsti ajada ennast, tahaks jooksma minna, aga ma lähen homme, tahaks midagi teha ja siis leian jälle mingi hea vabanduse, et ma tegelikult ei jaksa. Ja need on need olukorrad, kus tegelikult on väga kasulik vaadata üle oma tervise seisukohalt just oma ka toidulaud. Ja kui me vaatame maailma
kogemust, et mitte ainult Eestis, aga ka siis üle maailma, et tegelikult õpetajana näen hästi palju ja tegelikult ju teadus seda ka toetab, et juba laste ülekaal on väga tugev probleem maailmas, meil on väga tugevasti tõusnud südame-veresoonkonna haiguste nii-öelda arvnäitajad maailmas, diabeedi risk on absoluutselt tõusnud toitumisest tulenevalt ja miks ta siis on nii? Ja võib-olla selline armas lambake vanaema aiast või tomat, kurk ja muu, mis meil oli vanasti täiesti normaalne, et me kasvatame ise oma toitu või siis me saime oma toidu kuskilt kellelt naabri talumehe, siis kogu see toit oli selline hoopis teise väärtusega, kui ta täna on. Tal oli väga palju rohkem mikrotoitaineid, täis erinevaid fütotoitaineid, vitamiine, mineraalaineid ja ka siis rasvhapete tasakaal paigas. Siis täna me oleme jõudnud sinna, kus me enam ei söö mitte sellist inimeste kasvatatud toitu, vaid me räägime inimeste valmistatud toidust. Ja seal see minu arust see sõnade mäng on väga-väga nagu kohane, et kas me saame sellise kasvatatud toidu loodusest või siis inimeste valmistatud toidu. Et kui me mõtleme kurgile, mis kasvab mõnusas huumuserikas mullas, tahtsin praegu hummuserikkas mullas öelda, suur hummuse sõber on olla, siis isegi kurk peab hummuses olema. Et huumuserikkas mullas või siis kurk, millele antakse toitaineid lihtsalt vee sees kasvatades, siis on iseenesest mõistetav, et see kurk ei saa olla sama maitsega, sama väärtusega ja nii on meil tegelikult kõigi teiste toitudega. Eriti suur on ka lihas näiteks, just kui me räägime rasvhapetest, siis uuringud on näidanud näiteks, et ka tänasel päeval kasvatatud toidu osas, et siis mahelihas võib olla oomega-3 sisaldus kuni 50% kõrgem, mis tegelikult näitab meile väga selgelt seda, et see selline toodetud toit on ikkagi suhteliselt madala toiteväärtusega ja seetõttu meie kehas tekib hästi palju puudujääke ja issand, jooksis kokku, et tasakaal ei ole paigas siis erinevatel tasanditel. Ja minu selline südameteema on siis hästi palju just ka rasvhapete teema, et meile räägitakse ja kuidagi mina olen kasvanud täpselt selle teadmisega, et kogu aeg tuleb hästi palju dieeti pidada, et olla hästi ilus ja kena ja kindlasti ei tohiks rasva süüa ja rasv on paha. Et kui me vaatame tegelikult oma DNA koostist, siis DNA koostises oomega-3 ja oomega-6 rasvhapete, mis on meie kehal ühed olulisemad rasvhapped, nende tasakaal on DNA koostises 1:1, siis selline teadlaste soovitus ja meie tervislik tasakaal peaks olema 3:1, kuni 3:1. See tähendab seda, et meil on kuni 3 oomega-6 ühe oomega-3 kohta. Ja nüüd kindlasti tekib see küsimus, et aga mis need oomega-3, oomega-6 ja miks üldse me nendest räägime? Et siis lihtkoeliselt võttes siis oomega-3 on sellised nii-öelda head rasvad, mida meil öeldakse. Me saame neid peamiselt rasvasest kalast, aga ka mõningatest taimsetest allikatest ja ma hiljem jagan neid nippe ka, et kuidas siis toiduga seda oomega-3 tõsta. Ja see oomega-6 tuleb meil praktiliselt igalt poolt toidust. Et kui me vaatame tänast menüüd, siis kõik sellised töödeldud või ka ultratöödeldud toidud, nendes on oomega-6 sisaldus väga-väga kõrge. Ja sellepärast me olemegi jõudnud oma toitumise muutumisega sinna, et 1960-ndate paigus maailma selline keskmine tasakaal kehades läks juba tegelikult paigast ära, ehk siis 4:1. Euroopa Liidu tänane keskmine on kuskil 15:1 ja järjest tõuseb. Ehk meie toitumine halveneb nii palju, et rasvhapete tasakaal läheb paigast ära. Ja siin on ka kindlasti hästi kurb lugu selles, et laste näitajad on ka minu testimiste tulemusena, laste näitajad on väga palju halvemad, sellepärast et laste kehad on nii palju väiksemad, et see kontsentratsioon läheb kergemini paigast ära. Ja samas, kui me vaatame, kuidas ka lapsed söövad, et siis tihtilugu ikkagi neid maiustusi, kus on hästi kõrge oomega-6 tase, ka transrasvade sisaldus jälle tõusmas Eestis samamoodi toodetele, kui vahepeal oli nii,
ei olnud üldse ka poelettidel enam müügil transrasvadega tooteid, siis täna neid ikkagi jälle hiilib vaikselt sisse, et ma väga soovitan lugeda neid väikses kirjas kirju, et luubid ja prillid ilusti poodi minnes kaasa, et nii ilusti peidetakse see info kõik ära, aga tegelikult Evelin Ilves mingil perioodil ju väga tugevasti võitles transrasvade vastu ja väga õigesti tegi ja ta saavutas tegelikult väga suuri tulemusi, aga et vaikselt hakkavad poelettidele tagasi ilmuma. Ja ma natuke hiljem ka räägin, et mida siis need oomega-6 ja transrasvad tegelikult mõlemad meie rakkudega teevad. Aga laiemas pildis siis oomega-3 ja oomega-6 tasakaalutus viib sellise alapõletikune kehas. Ehk et võtame sellise hästi lihtsustatud ülevaate, siis oomega-3 on see, mis võitleb põletiku vastu ja oomega-6 ülesanne on teha kehas põletikku. Oomega-3 ka näiteks vedeldab väga hästi verd, mistõttu ta on hästi oluline ka näiteks südametöö ja veresoonkonna toimimiseks. Ja oomega-6-le ei ole nii, et me teda peaks kuidagi täiesti vältima. Meil ei õnnestugi teda vältida. Ta tuleb kõikjalt meie toidust peaaegu et sisse. Aga teda meie keha vajab näiteks just selle põletiku tekitamiseks. Ja siin ongi peidus see saladus. Ehk et kui meie keha ründavad näiteks viirused, bakterid, siis oomega-6 on see, mis läheb põletikuga võitlema. Kui oomega-6 on kehas liiga palju, siis tekibki selline põletik ja vaikne, nagu soopõleng. Et pealvispinnal ei pruugigi midagi kohe välja paista, aga seal pinna all vaikselt kogu aeg juba põlemisprotsessid käivad ja vaat selle oomega-6 põletik on samasugune. Et kui seda oomega-6 on liiga palju, siis võib tekkida selline alapõletiku teema. Ja siin küll natuke väikselt, aga ma loen need ilusti ette ka ja arutame korra nende üle, et siis mida see siis kaasa toob. Kuna rakumembraan on selline, peab olema selline vetruv ja pehme, on kaks poolt. Rakk peab hoidma oma kuju ja kõigis rakkudes meil on oomega-3, oomega-6. Rakumembraani väliskülg on väga suuresti oomega-3-st koosnev. Ja see on ülioluline ja seda tuleb hästi meeles pidada, et absoluutselt kõikide rakkude membraanis on oomega-3 ülioluline. Oomega-6 aitab hoida kuju, aga oomega-3 peab olema seal selleks, et rakk oleks selline voolav, pehme ja et siis kasulikud ained saaksid meil rakku sisse ja siis kõik kahjulikud jääkained rakust välja. Ja kui meil nüüd see tasakaal ei ole paigas, siis see võib tuua endaga kaasa esimene asi kohe, millest me räägime, on siis ajutööga seotud probleemid. Ehk et ajutalitlus võib väheneda ja jälle, kui me mõtleme selle toitumise muutustele läbi aja ja nüüd paneme kõrvale siia ajuga seotud haiguste tõelise tõusu, kui me räägime siin näiteks dementsuse nii-öelda arvudest maailmas, siis dementsus tõuseb lihtsalt mühinal. Samamoodi, kui me räägime näiteks tähelepanuhäirete tõusust, igasugusest kontsentreerumisprobleemidest, aga ka kõigest, mis on seotud närvisüsteemiga, siis need on kõik seotud sellise ajutööga ja sellega, et ajurakkudes meil on rasva ja rasvasisaldus nagu veelgi suurem kui ülejäänud rakkudes. Ja seetõttu see oomega-3 taseme tõstmine on ülioluline just ajutööle. Ja see on ka see koht, kus me vahel nagu tunneme, et lähed teise tuppa, lähed midagi tooma ja siis mõtled, et mille järgi ma nüüd tulin. Lähed tagasi eelmisest kohta, teed midagi edasi, siis tuleb uuesti, ma pidin ju selle järgi minema. Et sellised ka nagu sellised lühiajalised, ütleme siis sellised nagu lühised. Ajus tekivad mingid lühised infotakistus, et ka see võib olla tugevalt seotud just selle rasvhapete tasakaalutusega. Siis kindlasti, nagu ma ütlesingi, et südame-veresoonkonna teemad, et kõik, mis on seotud verepaksusega, aga ka südametööga ja need on omavahel hästi seotud. Mida paksem see veri on, seda raskem on südamel oma tööd teha, ühel hetkel süda enam ei jaksa ja siis me juba teame, tulemas on infarktid, aga siis kui me aju puhul räägime, siis ka insult on ju, et just seal seotud nende rakuehituse ja vereloome toimimisega. Mis on sellised naiselikud probleemid, mis võivad tekkida, kui meil oomega-3, oomega-6 on paigast ära, et hästi kuiv nahk.
Juuksed on sellised, noh, takused, ei ole säravad, ei taha hästi kasvada pikaks, võib-olla neid tuleb ka rohkem ära, kui ütleme siis tavaline oleks, et selline naha ja juukseprobleemid, künteprobleemid. Aga lisaks siis ka, mida seostatakse, on üldine kõigi organite töövõime langus ja seda saab jälle seletada hästi kergelt sellesama rakkude toimimisega. Et kuna kõik organ ja organsüsteemid koosnevad rakkudest, siis need rakud peavad olema tugevad ja toimivad. Kui nad ei toimi nagu väga heal tasemel, siis tegelikult ükski organsüsteem ei saa toimida perfektselt. Ja viimane, mida siis hästi palju seostatakse just ka rasvhapete tasakaalu probleemidega, on siis liigese ja lihasprobleemid, erinevad valud, aga ka lihaste taastumine. Näiteks sportlastel omega-3 vajadus kordades kõrgem kui nii-öelda tavainimestel, et tippsportlased peavad neid omega-3 nii-öelda sisse söödavate või võetavate koguste hulka kordades suurendama, olenevalt siis spordialast, aga ka näiteks erinevate vastupidavus ja ka ütleme siin ka tervisesportlased, kes ikkagi näiteks jooksevad väga pikkasid vahemaid või teevad väga selliste kas hästi intensiivsete või siis väga suurte raskustega jõusaalitreeninguid, et siis lihas taastumiseks on ülioluline omega-3 ja seetõttu ka kindlasti noorsportlaste teema, kellel nii liigesed kui lihased kui luustik, kõik on arenemas, et siis seal on hästi oluline koht nendel omega-3-del just. Ja seda siis sellepärast ka, et kui me mõtleme, kuidas ma pikalt treeningusse ei lasku, sest ma saan aru, et meil täna siin ei ole tippsportlaste kohtumine, aga et kuidas üks lihtne treening toimub lihases. Kui ma tahan oma lihast treenida, siis ma pean teda kasutama nii-öelda tema toimimise piirile. Ehk et ma kas lähen jooksma, teen jõusaalis, et mis iganes viisil ma siis pingutan seda lihast nii, et sinna lihasesse tegelikult tekivad mikropraod, mikrohaavandid. Ja nüüd peab see ongi see taastumisaeg, kus meil hakkavad tekkima happed kehas ja samas lihas hakkab taastuma, lihas võitleb, kuidas ennast taastada ja parandada. Nüüd selleks, et seda lihast taastada, ta hakkab uuesti seda lihast üles ehitama, on vaja neid samu ühelt poolt toitaineid, et siis oleks millest kasvatada energiat ja nüüd siis sama omega-3 selleks, et seda rakku uuesti taastada ja üles ehitada. Ja sellepärast on hästi oluline, et just ka spordiga tegelevad inimesed, et tänapäeval juba nagu tehakse ka nagu mõnikord võib-olla nalja sellega, et tervisesport ei ole enam tervise jaoks, vaid et tervisesportlased tihti treenivad nii suurte koormustega nagu juba tippsportlased. Et sellepärast ma siin ikkagi ka väga rõhutan seda, et kui sa teed trenni rohkem kui 2-3 korda nädalas või sa teed seda väga kas pikaajalised treeningud või siis väga tugevad intensiivtreeningud, et siis kindlasti tuleb jälgida seda oma omega-3 ja omega-6 tasakaalu väga tugevalt, sest sealne põletik sellisel juhul võib olla ka näiteks ühelt poolt, me ei tea seda kunagi ette, aga see võib olla seotud vigastuste ohuga. Ja teada on ju, et ka tervisesportlastel on väga palju vigastusi ja teine küsimus on just selle taastumisperioodiga. Ehk et kui meil on rasvhapped tasakaalus, siis sportlane taastub ka oluliselt kiiremini ja see on ülioluline taastumise jaoks. Ja tõesti siis, et see on seotud kõigi rakkudega ja nii nagu öeldud siis, et kui meil on see omega-6 tasakaal või tasakaal on paigast ära, omega-6 on liiga palju või ka transrasvasid, siis sellisel juhul meie raku talitlusvõime väheneb. Meil ei pääse rakku sisse head toitained, et sa võid süüa ükskõik kui palju häid aineid ja tegelikult nad ei jõua sinna raku tuuma ja sa lihtsalt seedid nad läbi ja nad lähevad ära. Ükskõik, kas sa võtad mingeid toidulisandeid, võtad mingeid vitamiine, mineraalaineid juurde või sa sööd väga-väga täisväärtuslikku toitu, aga kui sul seda rasvhapete poole ei ole tasakaalus, siis kõik need näiteks imeliselt oled lisanud oma toidule hästi palju fütotoitainetega, just neid igasugust maitserohelisi, mis on oma olekult nagu taevakingitus, seal on nii palju tervist toetavaid asju,
aga kui nad ei jõua su rakku sisse, siis kahjuks neist on vähe kasu. kui me saame oma raku toimima, nii et raku nii-öelda ainevahetus toimib hästi, siis kõik, mis meil peab sisse minema, läheb sinna raku tuuma, meie keha saab selle kätte, ta suunatakse õigesse kohta, sinna, kus teda on vaja. Ja samamoodi kõik, mis peab välja minema, suunatakse välja. Et see rakk töötab oma olekult tegelikult nii nagu su kehagi. Sina sööd sisse, mõne aja pärast alt juba tuleb kõik välja, mida vaja ei ole. Ja vaat rakk peab toimima samamoodi. Et sa pead saama oma raku niimoodi tööle, et absoluutselt kõik su keharakud sellest võidavad ja kõik su kehas hakkab toimima paremini. Ja nüüd on seesama koht, et kui me ütlesime, et tervislik vahemik on 3:1, siis täna me ikkagi näeme neid rasvhapete teste tehes ja seda maailma uuringuid ka uurides ja lugedes, et väga suur osa inimkonnast on tegelikult nagu see jäämägi. Et suurem osa inimkonnast jääb sinna ohutsooni. Ja see ohutsoon tähendabki seda, et meil on ta niimoodi piltlikult siia välja pandud, aga et see tähendab seda, et see rasvhapete tasakaal on paigast ära ja see ideaalne vahekord 3:1 ei ole saavutatud, et see punane tsoon on siis kõik, mis on üle 3:1 tasakaalu. Ja mis me siis näeme, mis me siis näeme maailma, vabandust, ma korraks ruttusin ette, et maailma tasakaalus me näeme ikkagi seda, et kuskil maailma keskmine tasakaal on see, et 97% inimkonnast on tasakaalust väljas ja selle tõttu see on ka selline hästi oluline, ütleme just siis toitumise poole pealt hästi oluline teema, millega, mul on täpselt selline tunne, et millega absoluutselt kõik peaksid tegutsema. Ja kui me vaatame kõrvale, räägitakse hästi palju ka suhkrust, siis veresuhkur on teine samasugune teema ja eks nad on ka omavahel jälle hästi seotud, et kui meie keha toimib hästi, siis veresuhkru kõikumised ja ka vähenevad. Ja nüüd ongi seesama koht, et kas sinul tekkis huvi teada, mis sinu rasvhapete tasakaal on? Mina tean seda, ma tean, et meil on siin veel kindlasti nii mõnedki inimesed, kes tegelikult teavad seda oma numbrit ja ma võib-olla ka jagan seda, et mina tegin oma esimese testi siis, kui ma õppisin toitumisnõustajaks. Ja ma tegin selle testi sellel ajal, kui ma olin läbi viimas veresuhkrut tasakaalustavat dieeti ja katseperioodi, ehk ma toitusin, ma võin julgelt öelda, oma elu kõige parimal viisil. Ma ei oska enam paremini, ma jälgisin väga täpselt veresuhkrut, ma jälgisin väga täpselt oma toidus sisalduvate rasvade, süsivesikute, kiudainete, kõige tasakaalu. Mu menüü oli päevast päeva Nutridatas analüüsitud ja piltlikult võttes kõik oli roheline ilus, kõik pidi olema perfektne. Ja ma tegin selle testi ära ja ma sain kõige klassikalisema eestlaste tulemuse 15:1 ja loomulikult ma ei olnud rahul. Sest ma arvasin, et ma olin leppinud sellega, et tõenäoliselt päris korras ei ole, aga mu naiivne hing arvas, et ta tuleb sinna 7:1, et pean parandama veel midagi. Aga tegelik tulemus oli 15:1, mis oli minu jaoks nagu üllatus. Ja see test siis, mida mina oma klientidele olen pakkunud ja mida väga paljud mu kliendid on täna teinud, on siis kuivveretest ja see siis analüüsitakse Oslos Vitas Analytical Service laboris. Ma ei hakka siin ette lugema, aga ma lihtsalt, mul on tulnud ette kliente, kes ütlevad, et ise teete testi ja siis ütlete, et kõik on halvasti ja siis tegelikult ei ole halvasti ja Vitas labor on päriselt teaduslabor, ei ole kuidagi ei Sinsino ega ei minu ega Külli ega kellegi, oleks see vaid nii ilus, et meile kuulub labor, kahjuks mitte. Toimiv teaduslabor, kindlasti väga eesrindlik teaduslabor ja Eestis täna teevad rasvhapete teste, põhimõtteliselt teevadki 2 ettevõtet, ehk siis Sinsino, mille esindajad ka meie oleme siin täna, kes me oleme teid kutsunud ja Synlab, ehk siis jällegi, et täiesti arvestatav, päris tegelik labor. Lihtsalt need testid on veidike erinevad ja näiteks Eestis ei ole täna ühtegi laborit, mis ise analüüsiks neid teste. Et see rasvhapete testi analüüs on piisavalt keeruline, et Synlab saadab oma testid Saksamaale ja meie siis saadame Oslosse. Ja tõesti, et Eestis ei ole täna ühtegi laborit, kes ise analüüsiks oma teste, et seda on lihtsalt võib-olla ka hea tulemus. Jah, näed, mul oligi tunne, et
tahtsin juba rääkida, aga et siin on siis võrdlus ka, et Euroopas siis umbes 95% inimestest on tasakaalust väljas. Aasia, kui me kujutame ette ühte mõnusat sellist hiinakat ja muud sellist, siis jälle 98% tasakaalust väljas. Aafrika oma, ütleme siis keskmistega jällegi hästi nigelas seisus 99% ja Põhja-Ameerika 99% tasakaalust väljas. Et see teebki meile maailma keskmiseks sellise tegelikult 97% on inimesed 97% inimestest on tegelikult rasvhapete suhtes tasakaalust väljas. Ja tegelikult on siis võimalik 120 päevaga suuremas olukordades on võimalik saada see test nii-öelda korda või siis oma rasvhapete tasakaal korda. Ehk su kordustest näitab juba rohelist tulemust, mis siis toob kaasa selle, et kui sa saad oma rasvhapet tasakaalu, siis su keha toimib paremini. Ja seda siis 120 päeva on siis selline võluvits, siin öeldakse +–10 päeva ja seda siis sellepärast, et see on siis vererakkude uuenemisperiood. Ehk 120 päeva jooksul 4 kuuga meie vererakud täielikult vahetuvad ja uuenevad ja selle järgi siis me saame ka hinnata, kuidas meie kehas see olukord on muutunud ja paranenud. Ja mida siis süüa, mida siis teha, et me võime ju rääkida, et ma käin ja targutan ja ütlen nii oluline, aga mis ma siis tegelikult peaksin tegema selleks, et seda omega-3 tasakaalu tõsta? Toitumise poole pealt siis esimene märksõna on siis kõik rasvased kalad, ka mereannid ja ütleme siis selline väga kõrge kvaliteediga hea lõhefilee, suurepärane omega-3 allikas, üks parimatest. Aga see tähendab seda, et see peab olema ikkagi kõrge kvaliteediga nii-öelda vaba püügilõhe. Nüüd on jälle küsimus, et kust teda nii kvaliteetselt kätte saada ja mis ta hinnaks siis tuleb. Sardiinid, makrellid, forellid, kõigi puhul toimib see sama, et ta peab olema puhas korralik kala. Tuunikala ja siis eestlastele loomulikult head soovitused, meie kodused kalad anger ja seeringas, hästi populaarsed ja tegelikult väga head omega-3 allikad, kui nad on kvaliteetsed ja puhtad. Et siin on alati ka see raskemetallide küsimus ja kõik see, mida siis tuleb jälgida. Nüüd, kui me vaatame neid, ütleme siis lihast saadavaid võimalusi või loomseid omega-3 allikaid, siis ma toon kohe siin välja need maheliha ja piimatooted ja samamoodi mahekanade munad. Ja nii nagu ma enne ka ütlesin, et ega siin pikalt ei peagi peatuma, et uuringud näitavad selgelt, et nende toodete omega-3 sisaldus on oluliselt kõrgem. Ja midagi pole teha. Nende puhul tihtilugu hakkab meile jälle mängima kätte kohe kättesaadavus ja hind. Ja ma ei tea, kui paljud täna ikkagi saavad öelda, et nad söövad ainult mahetooteid, et kahjuks me ei ole ikkagi ühiskonnana ja meiega, ütleme siis poodides valikut tihtilugu isegi teatud kohtades isegi ei võimalda ainult mahetoodetest toituda. Aga kui sul on valida, kui sa valid poes ja sul on valida, siis ja sul on võimalik seda valikut teha, siis vali alati mahetooted just ka liha ja piimatoodete ja loomulikult munade puhul. Et kui on selline tore naabritädi, kelle käest on võimalik muna saada, siis kes siis kasvatabki, sa tead neid nii-öelda vanadel meetoditel ja viisidel, siis loomulikult. Aga mina siin jagan kohe, et minu siin Belgias hästi tore vanatädi sai sellel suvel 90-aastaseks, väga krapsakas ja tore tädi, kasvatab oma kanasid, pakkus mulle kana ja hanemunasid ja mina olin nii õnnelik ja naabritädi ja tõesti maitse ja kõik oli väga suurepärane. Kuni siis esimesel kevadel olles tema naaber nägin, kuidas siis tema töömees käis ja selle Roundupiga mürgitas kõik need kanapuuri ääred, sellepärast et umbrohi ei tuleks. Ja siis ma tundsin, kuidas mul nagu need samad munad kippusid natuke nagu tagasi tulema. Mõtlesin, et issand, et täiesti selgelt mürgitati neid ääri, siis need kannad käisid ja toksisid selle. Siis tema tuli mulle lahkelt oma mahemunadega, mida ta mulle pakkus. Et alati ole siis kindel, et kust ja mida. Et tädi pakkus ka oma parimat, oma teadmiste parimat, mis lihtsalt ei läinud enam minu põhimõtetega kokku. Aga kui me läheme siit edasi, siis uuringud näitavad jälle seda, et ikkagi see loomne omega-3 omistub meie kehas paremini,
aga on võimalik ka saada omega-3 juurde ka ütleme siis veganitel või kes mis iganes põhjustel ei saa tarbida loomseid allikaid, siis vetikatest kindlasti spiruliina ja chlorella on sellised, mida oma menüüsse panna. Neid on võimalik, jah, täna meil müüakse erinevaid toidulisandeid, sest tavapäraselt jälle eestlaste menüüs ei ole vetikad väga levinud, aga kuidas teda toidus kasutada? Näiteks on meil vetikate selline puru, mida saab ilusti panna salatite peale, aga ka loomulikult siis kõik sushi-laadsed asjad, et on nad siis rullis või tänapäevaselt juba tordina või kuidas iganes, et lisage julgelt menüüsse, aga sellist vetikapuru saab panna väga erinevatesse toitudesse sisse, suppidesse, salatitesse, ja nii edasi. Et olgem nagu hästi loovad selles osas. Aga jah, tõenäoliselt need vetikad kõige lihtsamad on ikkagi lisada oma menüüsse lisandina. Siis kindlasti omega-3 allikatena väga head allikad on erinevad pähklid, seemned ja nendest pressitud õlid. Näiteks Kreeka pähklid, et tihti öeldakse ka, et loodus on nii tark, et see Kreeka pähkli kuju on juba nagu aju ja nüüd, kui me mõtleme, et aju koostises ülisuur osakaal on just omega-3-del, siis me kutsume lapsed tihti ütlevadki, et need on ajupähklid ja nad tõesti ongi, nad toetavad su aju väga hästi. Kindlasti jälle chia seemned, linaseemned, kanepiseemned, pekaanipähklid, et need on kõik sellised, mida me saame oma menüüsse lisada, aga nüüd jällegi see teine pool, et nende üldine rasvasisaldus on ka väga suur, et neid siis süüakse päevas selline peotäis. Kui vaatad oma pihku, siis et mitte nii, et panen sinna töö juures sahtlisse omale selle 2-kilose paki ja muudkui teen, klõbistan tööd ja muudkui söön ja siis pärast mõtlen, et Mari ütles küll, et nii hea on ajule, on ju. Aga et siis me lööme oma üldise rasvade tasakaalu oma päeva menüüs väga paigast ära. Aga pähklid seemned peaksid olema igapäevases menüüs kõigil inimestel. Ja tõesti selline peotäis. Kaalulangetajatele võin võrdluseks öelda, lubatakse 7 mandlit korraga näiteks. Et nali naljaks, et kui võtta neid hästi karme menüüsid, siis seal on alati loetud, et siis seal on see 7 mandlit. No siis sa võid ette kujutada, palju see 7 mandlit on. Et see on suhteliselt vähe, võid natuke rohkem. Aga tõesti, et nendega ei tohi nagu ka üle pingutada. Ja võib-olla linaseemnete juures korra veel peatun, et linaseemned, aga ka nii mõnedki teised väiksed kõvakattega seemned, et esiteks nende omistamises on jälle see, et kes on märganud, et kui linaseemned ära sööd, siis sama targalt nad tihtilugu tulevad ka peale seedimist välja, ehk see tegelik kasutegur oli 0. Mida linaseemnete puhul siis ja üldse seemnete puhul on mõistlik teha, on mõistlik nad siis uhmerdada ära, värskelt jahuks. Ja linaseemnete puhul siis hästi-hästi tugev hoiatusmärk, et tahaks ja panna mingid punased vilku, ma pean õppima, kuidas nii peeneid esitlusi teha. Et linaseemneid tuleb hoida pimedas, õhukindlas karbis, sest nad muutuvad mürgiseks. Ja see on tõsine hoiatuskoht. Linaseemneid armastatakse, eestlased tegelikult armastavad lina ja linaseemneid väga ja linajahu ka, aga siis mõistlik, et kui lähed poodi, siis vali sealt riiuli kõige tagumine pimedama nurga pakk, kui sa võtad linaseemnejahu või seemneid samamoodi. Et linaseemned peavad olema värsked, no sa nuusutad, sa maitsed, sa tunned, kui ta on rääsunud. Pähklite puhul üldse nad peavad olema värsked. Kui sa ikkagi tunned, et ta on rääsunud, siis väga kurb ja kahju, ole järgmine kord parem arvestaja ja seekord viska nad ära põhimõtteliselt. Anna õues linnukestele ja nii edasi, et seal ikkagi see rääsumise küsimus on hästi suur ja linaseemnete puhul me räägime tõesti mürgistusohust ja tõelistest tervisekahjudest, et linaseemneid väga-väga soovitan kasutada, aga see hüüumärk peab kogu aeg meeles olema see niisugune, et ma olen tähelepanelik nendega, et neid tuleb hoida pimedas, õhukindlalt ja linaseemned eriti sellised, et mitte nii, et ma uhmerdan omale või ma üldse soovitan osta päriselt seemned, mitte siis selle linajahu, mis on juba nagu purustatud ja siis vahetult enne söömist purustada lihtsalt, nad lähevad tegelikult kergelt. Kui me ei söö pähkleid seemneid päris lihtsalt nagu peo pealt, niimoodi tervena, aga tahad toidu sisse panna või kuskil kasutada, siis omistamise jaoks on tegelikult väga hea, kui nad kõik on leotatud. Aga lihtsalt ma ütlen ausalt, et
idüll ja igasugune utoopia on ju väga tore, aga tegelikult mulle ikkagi nagu niisama süüa ei meeldi neid pähkleid siukse leotatud natukene nagu nätskena on ju. et siis ikkagi söö nii, et sa naudid seda söömist, siis su keha tunneb seda, et sul on hea ja sa omistad ka neid häid aineid sealt kõige paremini. aga jah, et kui sa paned kuskile toidu sisse, siis väga kasulik ja hea mõte on neid tegelikult ka leotada ja väga hästi sobivad need pähklid, seemned ka erinevate võileivakatete tegemiseks ja siis on tõesti jälle, et leotada ära, purustada ära, paned maitseaineid sisse või näiteks teedki hummust, kuhu lisad näiteks erinevaid pähkleid, seemneid sisse, siis see juba annab toiteväärtust su toidule juurde. Et kasuta neid nippe alati, nii palju kui võimalik on. Ja kui siis sulle tundub, et su toitumine ei ole piisav, või sa oled teinud selle rasvhapete testi ja näed, et see toitumine ei ole viinud sinna, kus sa oled oodanud ja soovinud, siis meie pakume ka sellist tasakaaluõli, mis siis ei ole tegelikult, me ei räägi täna ainult kalaõlist, ehk see on siis 60% kalaõli, mis on siis toodetud väikestest nii-öelda loodusest püütud külmaveekaladest ja 40% siis esimese klassi ekstra neitsi oliivõli. Ja siin on hästi oluline küsimus, et nii nagu rääkisime nendest pähklitest ja seemnetest, sest küsimus on säilivuses. Et kui sa ikkagi tunned, et su pähklid ja seemned on rääsunud, sa tunned selle ära. Ja sama on tegelikult kalaõliga. Kui me räägime sellest näiteks ka omega-3, ma tean, väga palju võetakse igapäevaselt lisanditena juurde ja tihti on need sellised nagu D-vitamiingi, kollased, siuksed pisikesed kapslid, siis nende puhul ma alati soovitan, et aeg-ajalt, kui sul on see pakk juba natuke aega lahti olnud, hammustada puruks. Sa tunned, jah, seal on siuke kalane maitse. Kui see on kalane maitse, võta rahulikult edasi. Kui sa ikkagi tunned, et see on rääsunud ja see on selline, noh, ma lihtsalt ei oska teistmoodi, vanaks läinud kala, sa tunned ära. See vastik, see on nii ebameeldiv maitse, et sa saad aru. Ja siis viska need mummud ära, sellepärast, et nad ei kõlba enam tarbimiseks. Ja miks on see hästi oluline, et siin on nüüd näha, ma ei peatu sellel väga pikalt, aga tegemist on stabiilsustesti näitajatega ja sama toimub meie kehas. Et kui me võtame selle ükskõik, kas siis on ta kirilliõli, tursamaksaõli või siis balance oil, ta läheb meie seedimisse, teda soojendatakse. Nüüd on küsimus, et millal ja kui kaua ta vastu peab. Ja stabiilsustestid siis näitavad, et tegelikult grillõli on kõige madalama stabiilsusega nendest, mida kõige rohkem kasutatakse kalaõlide nime all. Ehk 5 tunniga tegelikult rääsub, ei ole enam stabiilne, ei ole enam tervislik. Tursamaksaõli kuni 15 tundi, test lõpetati peale 35 tundi. Ehk siis balance oili puhul me näeme seda, et 35 tundi on see stabiilsus. Ja see tähendab seda, et see 35 tundi see õli püsis täiesti värske. Ja siin on nüüd hästi oluline koht selles, et kui me teda tarbime nii nagu nende mummude ja kõigi puhul, me peame olema kindlad, et see õli või see mummu, mida me võtame, on värske ja ta on mulle ikkagi tervislik. Ja siis siin ongi see põhjus, miks meie kalaõlile on pandud juurde siis oliivõli, et oliivõli sisaldab hästi palju antioksüdante ja tänu sellele on tegelikult see õli hästi palju stabiilsem ja püsib meie kehas ka värske ja piltlikult võttes see oliivõli nagu teeb sellise kaitsemüüri, et see omega-3 jõuaks õigesse kohta ja püsiks värskena. Nüüd ma ei peatu kõigil nendel märgistel, aga tegemist on siis väga kõrge kvaliteediga õliga ja seda siis tõestavad erinevad märgised, mis on antud, sealhulgas ma juhin tähelepanu ka sellele, et meil on näiteks Inform Spordi märk, mis tähendab seda, et ka tippsportlased võivad teda võtta, ehk ta ei tekita nii-öelda antidopingu kontrollides probleeme, et tegemist on tervise ja tervist toetava õliga, aga siis ka erinevad loodussäästliku ja siis vegan variandil ka siis vegan märgis. Et need on siis kõik need erinevad kvaliteedimärgised, mis on sellele õlile antud, tegemist on väga kõrge kvaliteediga õliga. Ja siis kogu see küsimus,
et millal ja kellele siis seda, kas siis õli või siis sellist eritähelepanu oma toitumises oomega 3 poole vaadatuna on, et siis kõigile, et tegelikult sellest hetkest, kui laps hakkab nii-öelda läheb juba oma toidule, et seni ta saab rinnapiimaga ja juba lootena tegelikult beebi võtab emalt kõik oma vajamineva oomega 3, mistõttu näiteks rasedate ja noorte emade näitajad on ka oluliselt nigelamad kui keskmisel inimesel tihtilugu, mis sest, et nad pööravad erilist tähelepanu toitumisele. Tihti soovitatakse ju, et ärge kala sööge ja mis sest, et öeldakse, et ärge toorest kala sööge, siis väga paljud rasedad naised juba üldse loobuvad igaks juhuks kalast. Ja siis see tulemus on see, et beebi võtab hästi palju emalt ära ja ema tegelikult on ise väga tugevas puudujäägis, mille tulemus me näeme jälle hästi palju ka vaimse tervise probleeme ja üldse terviseprobleeme, mis noortel emadel tihtilugu peale sünnitust ka välja löövad. Aga tegelikult on teda siis vaja kõigile ja ma igaks juhuks kontrollin üle, et ega ma kellegi liiga ei tee, et meil täna siin väga naiselik seltskond, et eriti oluline jälle kõigi naiste süsteemide töös hoidmisel ja nii premenopausi kui siis menopausi perioodil ja eriti ülemineku ajal, et siis tasakaalu leidmine oma kehas, seda toetab jälle väga hästi oomega 3, sest teda öeldakse, et on selline naiste nagu tugi. Et see on siis üks asi, ja näiteks, et mis mu klientidelt on tagasiside tulnud, et need, kellel on olnud väga tugevad menstruatsioonivalud või siis ütleme siis menstruatsiooniaegsed valud, et siis nendel on näiteks valutase läinud madalamaks peale seda, kui nad on oma rasvhapete tasakaalu korda saanud. Et see on üks asi, mis on kindlasti jälle seotud, et kõik see nii-öelda naiste pooled on tugevalt seotud oomega 3-ga. Ahah, et ikka, siis ta vaene noormees peab nüüd kuulama kõik need naiste mured ka ära. Mis tal nüüd üle jäi? Juba rääkisin kõik ära, et oli meil ikkagi üks noormees ka. No nii, aga siis ma pikalt ei peatu sellel tootel. Tegemist on tõesti kõrgkvaliteedilise tootega, et kes võtab esimest korda, võib tunda sellist natukene kurgu kraapimise tunnet. Mõni keha harjub sellega kiiremini, mõni jääbki seda tundma. Ja aga teeme siis kohe kontrollküsimuse, et need, kes ei ole enne esitlusel olnud, nendelt ootame siis väga vastuseid, et miks võiks peale selle õli võtmist see kurk olla selline kraabitud. On üks väga hea põhjus, mida võiks teada iga inimene, kes on kunagi köögis süüa teinud. Tuleb mõni ettepanek. Kõik jäid nii tõsiseks. No nii, keegi vist hetkel ka ei kirjuta vastust. No ma ütlen ta ära, et see on siis sama kvaliteetne oliivõli. Et kui sa võtad kodus maitsed oma oliivõli, millega sa küpsetad, ma loodan, et täna ikkagi suurem osa on vahetanud oma õlid oliivõli vastu välja, siis kui sa teda maitsed, siis kõrge kvaliteediga oliivõlis on hästi säilinud sellised ained, mis tekitavad selle kriipimise tunde. Ja ma soovitan jälle katsetada. Eriti kui lähete kuskile Vahemere äärde reisile ja satute mõnda õlikasvandusse või siis sinna oliivikasvandusse seda värsket, päris head õli maitsma, siis mõelge sellele, kas te tunnete seda? Tegelikult tunned. Ja see on meie õliga ka kaasas, et see on midagi, mida ma alati oma kliente püüan nagu hoiatada natuke, sellepärast, et see võib ehmatada, et äkki mul on allergiline. Et see on tegelikult täiesti normaalne reaktsioon ja see on sellest oliivõlist. Aga siis meie õlid on siis täis looduslikud koostisosadest ehk et ei ole ühtegi lisaainet lisatud, välja arvatud on üks erand, see on siis meie õlidest üks maitse, see on tutifruti maitse, sest looduses ei kasva mitte ühtegi tutifruti puud, et see õli sai loodud lastele, sinna on lisatud lõhnamaitseaineid, siis nii-öelda tutifruti maitseainet, need on ainukesed mitte looduslik koostisaine. Muidu ülejäänud kõik õlid on tegelikult täis looduslikest koostisosadest, mistõttu siis sellist muud jura ja lisa sinna mahu tekitamiseks ja muuks ei ole pandud. Nüüd jälle soovitan vaata oma kodus olev oomega 3 või miks mitte ka D-vitamiin üle. Vaata seda toote koostist ja tihtilugu, mida me näeme, on see, et näiteks ei saa ju öelda, et apteegikraam on halb. Mine ja loe täpselt üle, mis seal sees on.
Aeg-ajalt on mõningate rohtude sees selline nimekiri juba ainuüksi nende ümbriste ja kapslite ja kõige tootmiseks, või näiteks lastetoodetes meeletu kõrge suhkrusisaldus. Diabeedikud on ammu selle selgeks saanud, et kõigi rohtude põhjal tuleb kõigepealt vaadata üle, kui suur on suhkrusisaldus. Ja asjad, millele me tegelikult ei mõtle. Me läheme apteeki mingisuguse küsimuse, mingi murega ja me saamegi vastuse sellele murele. Aga see võib süvendada mõnda teist mure seal kõrval. Ja sellepärast ma soovitan alati uurida, et mis sul on ka näiteks ravimite koostises. Mis sul on selle vitamiini koostises, mille sa oled ostnud poest, apteegist, kus iganes. Loe neid koostisosi, püüa omale selgeks teha, et mis see päriselt on. Aga siis päris sisu, mis siis meie õlis annab sulle selle kasu, ongi siis polüfenoolid, mis siis tuleb sellest oliivõlist. Ja need siis ei lase su kehal nii-öelda rooste minna, jah, oksudeerumist takistavad. Omega-3 rasvhapped, EPA, DHA ja DPA. Ma ei lasku siia nii pikalt, aga võib-olla siis kõige olulisem on meeles pidada siis seda, et EPA on meil siis üks osa omega-3-st, mis siis on just meie vere, rakkude, lihaste ülesehitamiseks. Ja DHA on siis see, mida me vajame just oma aju ja silmade. Ja nüüd siis on sellele noormehele ka siis kohe vihjed ja sperma tootmiseks ja sperma kvaliteedi juures on see DHA osakaal ülioluline. Nii et selleks, et kõik hästi toimiks, nii naised kui mehed peavad võtma mõlemad niimoodi omega-3, et need kehad on tasakaalus ja siis väheneb ka kindlasti üks osa nendest probleemidest, mis täna on, et rasestumine ei õnnestu nii kiiresti, kui soovitakse või on raskendatud. Jälle me ei taha siinkohal kindlasti öelda, et kõik need rasestumisprobleemid on seotud selle rasvhapete tasakaaluga, aga kui seda rasvhapete tasakaalu parandada, siis vahel juhtub nii, et tulevad need triibud kohe nagu naksti sinna testi peale ära, et on seda tagasisidet ka, et tegelikult ta on aidanud. Aga see tõesti siis, kui tegemist on sellega, et meil on rasvhapped paigast ära. Mitte siis ma ei taha kindlasti öelda, et see võtab ära kõik tervisemured, mis võivad olla seal süsteemides veel. On. Ja balanceõlis on väike sisaldus D-vitamiinile ja aeg-ajalt on nii, et see sisaldus ongi juba piisav. Nii et jälle D-vitamiini puhul, kui sa saad oma rakud toimima, siis keha omistab teda hästi. D-vitamiin tahab enda kõrvale niikuinii rasva ja kui ta nüüd läheb selle omega-3-ga koos sinu kehasse, siis ta igatpidi omistub paremini ja vahel ei olegi enam väga suuri koguseid vaja. Ja teine õli, mida siis mina soovitan väga ka just eriti näiteks nendele, kellel on põletikuliste protsessidega haigused juba, näiteks et samad minu armsad reumatoidartriidi patsiendid, et nendele ma tihtilugu soovitan ka just seda premium-õli, et siin on see oliivõli sisaldus suurem, mis tõttu siis seal on ülikõrge ka polüfenoolide sisaldus. Ja seetõttu see on hästi oluline. Meie õlide puhul hästi oluline vahe on ka see, et tavaliselt soovitatakse kõigile, ostad selle tableti karbi, võtad sealt need 2 mummut, 2 tükki iga päev ja kõigil ühtemoodi. Aga on hästi suur vahe, et kas ma olen 60 kilo kaaluv naisterahvas või ma olen 100 kilo võib-olla treenitud jõusaali armastav meesterahvas või ma olen tippsportlane või ma olen laps, siis tegelikult meie ainete vajadus on erinev ja sellepärast balanceõli võetaksegi siis kehakaalu järgi ja vastavalt siis lastel ja sportlastel on teised koefitsiendid kui nii-öelda, kuidas mis ütleb, normaalsetel tavainimestel või kuidas seda nüüd öelda. Ja ma panin siia vahele ka minu klientide päris ausad tagasisidet, mis nad on mulle kirjutanud. Ja kuna võib-olla on meil ka neid, kes vaatavad telefonit, siis ma loen ette. Et esimene on siis minu klient, kes andis oma lastele ka õli ja sellised nii-öelda hästi haiged eelkooliealised lapsed. Pidevalt mingi nohukeha, kõrvapõletik, bronhiidid ja nii edasi. Kuule, tahtsin anda sulle tagasisidet. Ma pole kindel, kas asi ainult õlis on, aga mu lapsed pole seni veel ükski talv nii terved olnud. See on siis eelmisel kevadel, ta kirjutas mulle. 1-2 korda nohu. Eelmine nädal said mõlemad megagigatatitõve. Noh, noored emad, teame kõik on ju. Megagigatatitõvi, me teame täpselt, millega tegemist on. Vanemal oli 2 päeva ööd nina nii kinni, et tee mis tahad, nina lahti ei saa. Loputasime, kasutasin laste otrivini, ei midagi.
aga nüüd, kui nädal on selle algusest möödas, on nohu praktiliselt möödas. Tavaliselt oleks ta sellise nohu korral löönud palavikku ja edasi kõrva või kopsu, aga seekord tundub, et oleme sellest kõigest pääsenud. Ja ema jaoks meeletu kergendus, sest tegelikult mitte see nohu ei ole küsimuseks, vaid see, mis alati on järgnenud. Ja teine on siis ühe armsa lähedase üks reede hommikune sõnum, mina tööl järsku vaatan selline sõnum. Raporteerin õli tulemuslikkusest. Reumaarsti tellitud vereproov näitas, et kõik on parimas korras. Sealhulgas põletikuprotsessid, rauavarud ja isegi D-vitamiin, kuigi seda pole mitmeid kuid võtnud, sest võtsin veel septembriski terrassil päikest. Eks nüüd tuleb talverežiimile üle minna. Olge terved! Ja see oli väga tore üllatus, sellepärast, et ma isegi ei teadnud, et ta on arsti juures või et on üldse küsimused, kuidas need reumanäidud ja kõik on, et nad tegelikult olid paranenud ja lisaks rauapuudus eluaegne. Juba siin õndsal Nõukogude Liidu ajal öeldi, et see ongi üks osa sinu tervisest ja normaalne, et pidevalt on rauapuudus ja hemoglobiin on väga madal. Et siis tegelikult need on kõik läinud nüüd suhteliselt kõrges vanuses korda. Ja siis sama päev õhtul saabus minule teine sarnane sõnum, et ju tal olid siis meeled avatud, et märgata, mis siis veel on vahepeal muutunud. Vaatasin praegu öökapil kannakreemi ja sain aru, et sedagi pole mitmeid kuid vaja läinud. Ja sõrmeotste lõhed ka hoolimata kinnasteta mullast sobramisest iseenesest kadunud. Eks vist taas õli teema. Teine, et lõpu võtsin ära, see oli juba isiklik sõnum mulle, mis oli edasi mõeldud. Et tema lahkel loal ma olen neid siia ka jaganud, et kõik osalised on oma loa andnud, et neid tagasisideid ka jagada. Et lihtsalt sellised hästi toredad, et kui me rääkisime enne, et see omega-3 ja omega-6 tasakaal on ka seotud naha küsimustega, et siis jah, tõesti, ma tean, kui palju seda väga kallist kannakreemi on siiamaani kulunud, et mul on suur rõõm, kui ma mõtlen, kui valusad on need lõhed ja asjad, et see on väga nagu selline käega katsutav ja tõeliselt tore rõõm. Siin ma tõin välja need sellised 18 tervisealast väidet, mis on siis Balance Oilile omistatud ja need on siis jälle sellised teaduslikud näited ja Euroopa Komisjoni määrusega siis kinnitatud, et need on need, mida saab omistada ka meie õlile. Normaalne ajutalitlus, normaalne südametalitlus, immuunsüsteemi normaalne talitlus, et kas on üldse keegi, kes tahaks nüüd öelda, et need ei ole minuks olulised, et kindlasti on need väga olulised asjad, aga ka kõik see muu, mis siin on. Et ma ei loe seda siin ükshaaval ette, aga kes tahab täpsemalt uurida, et võib-olla on mingisugune küsimus, mis sinu kehas ja tervises on nagu teema, et siis me hiljem saadame kindlasti kõigile osalejatele ka selle lingi salvestusele, et siis saad siin korra stoppi teha ja vaadata rahulikult üle ja suurendada ja zoomida nii, kuidas vaja täpselt on. Ja siis nagu ma ütlesin, et need on need esimesed alustalad, et üks siis nendest ongi siis see omega-3 ja omega-6 rasvhapete tasakaal. Ja see on see meie tervise üks väga tugev alus, sest selleks, et meie tervis oleks hea, peavad need rakud hästi töötama. Ja nüüd teine, mis on siis meie nii-öelda teistpidi suunaline liikumine, on siis meie mikrobioom. Ja selles osas on meil tõesti täiesti nii värsked uudised, et ma arvan, et kes on enne ka meie esitlustel osalenud, et siis sellest võib-olla polegi veel kuulnud. Et täiesti ainulaadne test maailmas nüüd saadaval on mikrobiomi test ja kui nüüd kohe kõlab mõttes, et ma tegelikult tean küll, et mikrobiomi testi tehakse, siis see test on absoluutselt teistsugune kui kõik eelnevad. Ja mis on siin see vahe, et mikrobiomi test esiteks, kui me pikalt ei peatu nendes viisides, kuidas teda seni tehtud on, need väljaitetestid, siis ühelt poolt veretest on lihtsalt endale väga palju mugavam teha, aga palju olulisem on see vahe, mis me teada saame. Senised väljaitetestid on mõõtnud bakterite hulka ja seda, millised bakterid meie kehas on. Mis tähendab seda, et kui meie kõik teeme täna selle väljaitetesti, siis me saame vastuse, et vaat seda toredat ladinakeelse nimega bakterit on sul 10 miljonit ja teist on sul 5 miljonit ja neid on ju meeletus hulgas ja samas võib olla nii, et näiteks meil kõigil on, see oleks nüüd tore juhus küll, aga kõigil on täpselt ühesugused näitajad, aga meie kehad toimivad erinevalt. Ühel on ühed terviseprobleemid, teisel on teised,
sellised testid mõõtsid ainult bakterite hulka ja nende sellist nagu, et kes seal siis koos elavad. Siis see test tegelikult mõõdab seda, kuidas need bakterid meie kehas toimivad ja annab meile tagasiside sellele, et millised metaboliidid meie kehas on rohkem levinud ja ma kohe natuke räägin ka täpsemalt, aga meie test siis mõõdab tegelikult sealt verest 3 metaboliiti ja esitab siis kokku siis sellised 5 tervisenäitajat ja nende põhjal siis hinnataksegi seda, et kuidas sinu mikrobioom tegelikult toimib, et mis seal päriselt toimib ja mis siis selle mikrobiomi selline tulemus on. Et mitte ainult see, kes meil seal elavad, vaid ikkagi ka see, et kuidas nad toime tulevad oma tööga. Ja lisaks siis tuleb sellele testile ka vastus, mitte ainult nii nagu sa näiteks Synlabis saad vereproovi tulemuse, et vaat selles vahemikus, vaid seal on ka selline tagasiside kokkuvõte, et sellised praktilised nõuandeid, mida sa saad oma soolestiku, ühelt poolt, et mis sa siis oma soolestiku toimimise kohta teada saad ja kui siis ei ole nii perfektsed tulemused, nii nagu mina oma või selle rasvhapete testiga avastasin, et kurjam ei olnudki nii ilus, kui ma arvasin, et kui sul peaks juhtuma sama oma mikrobiomi testiga, siis tegelikult seal on ka toitumise ja elustiili valikud juures ja soovitused. Ja ma korraks peatun, väga huvitav, kuhu on kadunud minu. Ma panin teile siia tegelikult ka need markerid ja asjad ka kõik, aga ma võtan nad igaks juhuks omale siis paberil ette, et mul on kogemata vist vale faili lahti võtnud, et ma lisasin siia tegelikult need metaboliidid välja ka. Aga et siis meil on selline tore aine nagu tryptofaan kehas. Ma väga pikalt, ma luban, et ma ei peatu nendel. Nad on väga head mõnusad, natukene segased teemad, et keeruline selgitada ja kui ei ole igapäevaselt selles teemas sees, siis võib-olla natuke keeruline ka aru saada. Aga tryptofaan on selline asendamatu aminohappe, ehk me peame ta sööma toiduga sisse ja teda nüüd peetakse siis tänapäeval siis üheks selliseks kriitilisemaks lüliks, mis on siis meie immuunsüsteemi, soolestiku ja aju ja ainevahetuse tervise nagu omavahelise toimimise kohta, et sellised kõige olulisemad osad. Ja võib-olla on siin oluline ka sellest rääkida, et see tryptofaan on meil siis näiteks seotud melatoniini tootmisega ehk meie unekvaliteediga. Tryptofaan on seotud kõigega, mis on seotud seedesüsteemiga ja samamoodi ka energia tootmisega, nii et on ülioluline aine. Ja selle me peame tegelikult saama toitumisega kätte. Ja uued uuringud siis näitavadki, et selle tryptofaani nüüd see edasi jagunemine on see, mida meil on vaja hästi teada oma kehas või siis, et vähemalt kui ma ei tea, et siis ma nüüd tean, et mis ta siis võib kaasa tuua. Tryptofaan jaguneb siis tegelikult 3 suunas ja meie jaoks on kõige olulisemad ja sellised huvipakkuvamad suunad on siis see, et kas ta läheb nii-öelda IPA-rada või ta läheb gynureniini rada. Head, mõnusad, keerulised sõnad, neid sa teadma ei pea. Põhimõtteliselt on väga lihtne, kas hea rada või halb rada. Hea rada tähendab seda IPA-rada ja see on siis see, et ta on selline meie kehale kasulik metaboliit, ta on seotud siis jälle sellega, et meie keha bakterid toodavad, soolestikubakterid toodavad teda siis just sellest tryptofaanist. Seega, kui sul on kehas head bakterid, kes on hästi toidetud, nad tunnevad ennast hästi, siis nad toodavad sellest tryptofaanist seda IPA-t. Ja IPA näitab siis meile seda, et mida kõrgem on see IPA tase, seda parem on see soolebarjäär. Ehk jälle hea, pehme, mahlane soolebarjäär, mis ühtepidi laseb toitained kenasti kehasse, ei lase kõike halba sisse, et see soolebarjäär on selline terviklik, tugeva kaitsega ja kaitseb meid ka oksidatiivse stressi eest. Nüüd, kui see IPA tase on madal, siis me jõuame näiteks igasuguste väga erinevate seedehäireteni, seedeprobleemideni, kuni seedimishaigusteni, näiteks väga levinud ju lekkiva soole sündroom. Et seda seostatakse selle IPA vähesusega. Ja teine, kuhu siis tryptofaanist, kui siis IPA-sse ei lähe, kuhu ta siis läheb, küntase ehk siis gynureniin, ma tahan kogu aeg seda ühe ruu ära unustada, gynureniin, keel läheb sõlme, gyn on siis see, mis on selline metaboliit, mis on see nii-öelda see halb tee, mida sa oma kehale väga palju ei taha.
ja see on siis jällegi, kus siis see aktiviseerub sellise immuunstressi tõttu ja siis see tase näitab meile jälle seda, et meie kehas on nihked ja tulevad igasugused seedeprobleemid ja muud probleemid. Ja see trüptofaan ise on siis jällegi see, et me ühelt poolt peame teda toidukas sisse saama. Meil tegelikult kehas need mõlemad rajad hargnevad ja vahel ongi nii, et kui meil ei õnnestu muuta seda, kuidas need rajad hargnevad ja kui palju ühele poole, teisele poole, siis me peame lihtsalt nii palju saama seda trüptofaani toiduga, et siis sinna sellesse heasse IPA-ratta ka jõuaks piisavalt, mis toetab meie keha. Ja ma väga pikalt ei peatu edasi, aga siis meil arvutatakse ka nende 3 põhimetaboliidi põhjal välja ka nende omavahelised suhted, mis siis näitavad nii siis soolestiku mikrobiomi efektiivsust ehk kui tugevalt ja hästi meie soolestik tegelikult toimib, immuunstressi ja samuti siis seda immuunsustuge, et kuidas meie mikrobioom toetab meie keha. Ja kui sa oled selle testi ära teinud ja saad teada, et võib-olla tulemused ei olnud nii ilusad, kui sa lootsid, et midagi peab ikkagi muutma, ette võtma, siis siin on esimene märksõna, et bakterid, me saame häid baktereid juurde kõige paremini fermenteeritud toidust. Kimchi, tempa, kõik, mis meil siin mitte väga eestlaslikud, aga siis meie väga armastatud hapendatud kapsad, hapendatud igasugused köögiviljad, hapendatud kurk ja nii edasi. Et ma rõhutan siin väga, et näiteks kurgi puhul ka, et me räägime hapendatud kurgist, mitte hapukurgist. Ehk et siis see, mis jäetakse sinna kapi peale soojenema natuke ja mõned päevad sõbralikult seal bakterid hakkavad vaikselt mulisema, värvus läheb võib-olla natuke hägusemaks, aga mitte siis säädikaga variant, vaid ikkagi hapendamine. Jälle vanad head sõbrad pähklid, seemned oma nii kiudainete kui ka sisalduse tõttu, mis siis tõstavad bakterite söögilauda, annavad neile hea kvaliteetset toitu. Ja mis on siin oluline, et me peame oma baktereid, kõhubaktereid väga-väga hästi toitma, sellepärast, et kui ma toidan teda kvaliteetse toiduga, pakun talle piisavalt puuvilju, köögivilju ja nii edasi, siis sellega meil kaasneb kohe kiudainete tõus ja tänu sellele siis meie bakterid, just need head bakterid, arenevad hästi. Nüüd, kui ma annan oma kõhubakteritele rõõmsalt hästi palju nisujahu, hästi palju suhkrut, kõrgelt töödeldud toite, siis hakkavad arenema sellised bakterid, kes armastavad seda toitu. Ja mis sinuga juhtub? Bakter hakkab nõudma, anna veel. Kui sul on neid halbasid, neid suhkrumaiaid baktereid seal palju, siis su keha karjub, anna mulle seda burgerit, anna mulle seda friikartulit ja nii. Kui me harjutame oma keha ümber, kui me bakterite tasakaalu viime sinna heade bakterite poole, siis tegelikult meie isud ka vähenevad. Me tahame neid nii-öelda mitte soositud toite rohkem või vähem kui siis neid häid toite, et mida rohkem me oma kehale anname häid toite, seda rohkem meie bakterid hakkavad võimust saama, just need head bakterid ja me tegelikult armastame ka neid järjest enam neid häid toite. Piira siis, siin ongi kohe loogiline soovitus, et piira töödeldud toitude ja suhkru tarbimist, sest siis sinu need nii-öelda nigelamad bakterid lihtsalt kehast ühel hetkel lahkuvad, nad surevad välja. Kindlasti mitte kõik ja mitte kindlasti jäätavalt, nii et nii kui siis jälle lased tasakaalu paigast ära, siis nad tulevad tagasi. Söö palju köögivilju, marju ja puuvilju. Hästi olulisel kohal on liikumine, uni ja stressimaandus. Ja jälle jõuame tagasi, ka nendele headele bakteritele meeldivad nii spiruliina kui chlorella. Ehk et siis head mõnusad vetikad lisa omal toitu. Ja üks asi, mille ma täna toodetest panin siia tutvustuseks ka välja, on siis kurkumjuure ekstrakti toidulisand, mida siis pannakse 8 millilitrit klaasi vee sisse ja juuakse üks kord päevas ära. Ja miks ta minule tundus selline ülihea variant on see, et mina olen läbi aegade püüdnud seda kuldset piima juua. Ma loodan, et siin on neid, kes seda teevad, sest kurkuma molekult on siis hästi tugev seedimise ja immuunsuse toetaja ja kindlasti selline Hiina meditsiini ja ajurveeda, ütleme siis, imerohi ja alus ja põhi. Ja see ergas kurkumi värv nagu ingveraga, ergas kollane, oranž.
et juba nagu selline päikseenergia. Ja vaat siis seda kuldset piima näiteks Ayurveda ja üldse Hiina meditsiini puhul siis pannaksegi kokku siis kurkum, must pipar siis pipariini jaoks, pannakse juurde maitseaineid, kaneeli ja magusust, kas siis näiteks mõne vahtrasiirupi või isegi suhkruga aeg-ajalt, aga noh, ütleme nii, et vana aja Hiina meditsiin ikka kasutas ka erinevaid siirupeid. Ja siis sa seda keedad ja küpsetad ja siis sa jood selle õhtul ära. Aga selle tegemine oli nii ebapraktiline ja nii ebamugav, et kogu pere korralduse juures ma lihtsalt ei jõudnud selleni iga õhtused. Ja nüüd mul on selline hea variant ja ma olen väga rahul, et ma ei pea enam mässama ja küpsetama selle õhtuti selle kurkumiga. Mul on terve kilone pakk kurkumit selleks, et seda kuldset piima teha. Ma olen sealt kasutanud ära natukene. Aga ta on siis looduslik antioksüdant ja toetab siis nii seedimist kui siis immuunsust ja selles osas ülihea variant, et kui sa ei suuda nagu välja mõelda neid häid viise, kuidas seda kurkumit tarbida, siis see on selline hea viis, et nii oma seedimist boostida nii-öelda, kui siis ka immuunsust toetada, eriti praegusel sellisel ütleme ausalt, mitte kõige paremal tervise ajal, et pime, igasugused viirused, bakterid levivad, et siis see on ka immuunsuse toetaja, kindlasti kurkum väga-väga oluline. Ja tõesti, et siis samuti toetab selle põletiku vastaselt, et see immuunsus ka sealt seotud. Aga siit ma annakski, et ma olen nüüd nii kõvasti siin rääkinud, Külli väsib muidu ootamisest ära. Annan sõna edasi Küllile, et meil on mõned tooted veel, mis siis on just selle mikrobiomi ja soolestiku toetuseks, nii et Külli, sõna sulle. Ja aitäh, et sa tegid nii suure ja korraliku ülevaate meil juba, aga minu ka tähelepanek on see, et esimene asi on vaja saada rakud tasakaalu, organism, keha tasakaalu ja siis järgmine samm on vaadata üle oma soolestik. Sest tegelikult, nagu me teame, öeldakse, et soolestik on meie teine aju ja kui meie sool ei tööta ja kui meil on, ütleme, kellel on puhitused, kellel on kõhud lahti, kõhud kinni, kellel on see seedetegevus tõesti häiritud, siis see kõik tegelikult ju mõjutab nii meie meeleolu, nii meie käitumist, meie mõtlemist, absoluutselt kõike, eks ju. Ja vot see on nüüd see toode, mis siin on tõesti see sinobiootik meil, mis tegelikult ongi 8 looduslikust kiudainest tehtud segu. Ja see on nüüd see toit nendele headele bakteritele, millest nüüd Mari pikalt rääkis, et meil on vaja seda fermenteeritud toitu, meil on vaja neid pähkleid, meil on vaja neid vetikaid, et me neid häid baktereid saame, aga vot see on nüüd see toit nendele headele bakteritele. Ja kui meil seda siis ei ole, siis meil hakkavad absoluutselt igasugused mured tekkima, samamoodi kõik see põletik, kõik see. Nii et tegelikult see pulber, see on siuke hästi mõnus valge pulber, mis siis tõesti absoluutselt lõhnatu. Nii et mina nagu soovitan hästi, ta on kiudaine pulber. Kui sinu toitumine on absoluutselt korras ja sa tead, et sa sööd piisavalt kiudaineid, siis põhimõtteliselt sul ei ole seda vaja. Siis järgmine samm on see, vaata üle, kuidas sinu lapsed toituvad. Kas sinu noored, kas sinu lapsed piisavalt kiudainet, kas te sööte piisavalt köögivilju, kas te sööte piisavalt puuvilju, juurvilju, absoluutselt kõike neid, siis mina võin käe südamele panna ja öelda, minu lapsed seda päris kindlasti ei tee nii hästi, kui meie täiskasvanud. Ja tõesti, minu südameasi on see, et meil seda pulbrit läheb päris palju, sest olen harjutanud sisse nii tütrele, poistele, et ma tõesti, meil on see kohustuslikust korras, sest ma tean, et üks luine tomati, kurgi, porgandi söömine ei anna seda täisväärtuslikku kiudainet sulle. Ja loomulikult kiudainet, ma loodan, et te kõik teate, mis üldse kiudaine on, te võite endale Google'isse sisse lüüa, et kiudaine alla loomulikult lähevad ka need samad pähklid, läheb igasugune teravili, eks ju, tatar, kõik sellised asjad, need kõik on kiudained, eks ju, aga vaata kokku, palju sa neid kiudaineid sööd. Ja kui see on siis sellisest 8 looduslikust kiudainest segu, siis ta töötab niimoodi jämesooles ja põhimõtteliselt puhastab järk-järgult, iga see kiudaine toimetab erinevas järgus ja puhastab korralikult sinu jämesoolt.
Mis ta siis veel on hea? Ta on see hea, et ta hoiab sinu veresuhkru stabiilsena. Kui sa seda enne toitu paned näiteks jood veega, siis jällegi ta on enne sööki, eks ju, stabiliseerub su veresuhkru ära. Nii et selles mõttes ta on ka üks ideaalne asi ja meie pere hästi paneb teda igasugustesse smuutide sisse, kohupiima sisse, kõigi nagu selles mõttes sellise, mida lasta võib sinna blenderisse panna ja kõik läbi lasta. Ja lisaks ta siis loomulikult soodustab ka normaalset siis sooletalitlust. Ja lisaks sellele on ta, nagu öeldakse, et kui soolestik on terve, siis on kogu sinu organism terve, eks ju, et sellest hästi palju tõesti, meil oli juba juttu sellest immuunsüsteemist, seda toetab ta toetab meie meeleolu ja loomulikult ka vastupidavust. Nii et selles mõttes ta on üks hästi oluline, aga siin peadki vaatama, seda võetakse, siin sees on väike kulbikene peidus, eks ju, seda peab nagu otsima võib-olla vahest mõnest purgist ja alustage kindlasti kasutamist vähesel määral, mitte see, et soovituslik on siin 2 kulbitäit panna päevas, eks ju, aga alustage kindlasti 1 või isegi lastel poolest ja miks ma seda veel hästi, sest meil oli siin paar päeva tagasi oli meil hästi suur jällegi üks seminar, kus meil oli tõesti seesama gut health test, millest Mari siin praegu rääkis, siis tegelikult minul on see test tehtud. Kui minu rasvhapete test on absoluutselt roheline, siis see test mul ei olnud üldse nii roheline, kuigi ma olen terve elu oma seda toitumist jälginud. Meil on hästi palju köögivilju, hästi palju just kiudaineid, ütleme igapäevaselt toidumenüüs, siis ei olnud see üldse. Mul oli nullis, oli väga hästi kõik igasugune küll kiudaine ja küll fermenteeritud toidu söömine, aga ikkagi see mingi bakterite möllus oli seal selline, et ma seda testi roheliseks ei saanud. Nii et selles mõttes me saime ikkagi aru, et meil on neid veel rohkem vaja ja eriti siis pööran siin tähelepanu just selle fermenteeritud toidu puhul, igasugused need kimchid ja mis iganes hapukapsad, millest meil juba jutt oli, et veel toonitan, et see on hädavajalik. Ja loomulikult siis kiudaine neile, et nendel oleks head toitu. Ja siis, kui meil on seda kiudainet vaja, siis loomulikult on see, et me võime panna järgmise slaidi, et kuna mina olen siis tõesti, ütleme siin see sama 18-19 aastat tegelenud selle näonahaga, siis ma tean väga hästi, et kuna meil ongi siin järgi jäänud kõik naised, siis hästi oluline on meil see näonahk, ma tean seda. Ja tõesti, et alates tegelikult juba 20. eluaastastest meie kehas loomuliku kollageeni tootmine väheneb. Ja 40. eluaastateks on meil tegelikult langenud kollageeni tootmine 25% võrra. Nii et, ja kui meil on see vähenenud, siis me teame loomulikult, nahk jääb meil kuivaks, tekivad kortsud, lisaks sellele on kollageen väga hea ka liigestele. Ta on sidekoe põhistruktuur meil, nii et tegelikult see kollageen on alates 30. eluaastast, mina ütlen, üks väga-väga oluline komponent lisaks oomega 3-le ja lisaks siis kiudainetele. Ja loomulikult, et siin on ka kirjas, ongi viimase see, et ta taastab ka soolestikku mikrobiotat, nii et see on see mikrobiomi tegelikult on ju, ja ta ennetab ka siis põletikku. Nii et see on üks siukene, meil on ta väga tore siukene kirsimaitseline. Jällegi, kes nüüd võib-olla siin jällegi toitumist, kuna me oleme siin siuksed toidu jälgijad ja toitumise jälgijad, siis võib-olla minule oli ta alguses ülimagus, ütlen ausalt. Mulle oli kohe ta nagu natuke võõras, ma siin rääkisin oma tüdrukutele ka, et ma ei saa üldse aru, kuidas te suudate teda süüa. Alguses hakkasin panema siis maitsestamata jogurti sisse, on imeline, et kui sa alguses ei suuda seda nagu tõesti nagu moosina, mina võtsin seda nagu moosina, nagu päriselt, siis ja teda tuleb veel tegelikult nagu suus hoida, et õieti teil imenduks on ju, siis hoiadki natukene suus, sest limaskestade kaudu imendub teil ta kõige paremini. Ükskõik, igasugune vesi imendub ka limaskestade kaudu kõige paremini, te teaksite. Ja selles mõttes on ta see, et ta on, tänaseks ma olen sellega harjunud, sest ma panin ta endale harjuma, sest kuna ma tean, et seda on vaja ja kuna mina teen ka
suht palju teen sporti, siis ma tean, et minu liigestele ja kõigile sellele on see hädavajalik. Nii et kui sa veel jällegi seda ei kasuta, siis võta, neid on hästi palju. Ma mõtlen just nagu firmasid on ju, kes seda toodavad, nii et selles mõttes jällegi minu arust üks niisugune südameasi, kui sa tahad, et sinu lihased, liikmed ja sinu nahk oleks väga ilus, siis kollageen on see, mis võiks vähemalt naistel, tegelikult on ülioluline ka meestele. Nii et see on selline jah, niisugune ilutoode, ma ütleksin nagu meie sellest nomenklatuurist. Ja siis meil on vist veel üks slaid. Ma korraks segan sulle küll veel vahele, et üks asi, mis on hästi huvitav veel kollageeni puhul, mida tihtilugu meil teatakse nahka, küüsi ja kõike muud, aga et näiteks, et silmade kuivuse puhul on kollageen jällegi hästi oluline, et hästi levinud on ju silmakuivusega seotud probleemid. Aga kui ma nüüd õigesti mäletan, ma võin protsente peast mäletada valesti, aga kas 70 või 85% silma klaaskehast ehk see pehme osa, mis meil siin silmas nii-öelda sees on tegelikult kollageeni koostisega. Et selles osas silmadele ülioluline on ka kollageen. Et mitte ainult ilu, vaid siis ka selline igapäevane, kui on tõesti silmade kuivusega või mingid näiteks veresooned kippuvad lõhkema silmas, et osadel inimestel väga tihti stressiga või millegiga, et siis see võib olla ka abiks nendel probleemidel. Vot, mina seda kusjuures ei teadnud ausalt öeldes. Vot jälle üks infokild juures on ju. Nii et ja siin on siis, ma saan aru, minul ei ole tehtud testi, sest ma tõesti, ma ei tea miks, aga siin ma saan aru, need on Mari enda käsi, eks ju, et selles mõttes ja meil on tõesti tulnud gruppidesse veel neid näiteid, kus tõesti on, missugune on siis enne ja pärast, et koos sellega siis tõesti on nagu paranenud, ütleme see elastsus, just naha elastsus, et see on hästi ülioluline, eks ju. Nii et kellel on probleem, siis võtke kasutusele, proovige, see on 10-päevane kuur, on see, mis meie oma on, nii et saate ilusti katsetada, aga kes üldse pole võtnud, ütlen kohe, et esimesest ühest kuurist ma ei usu, et kui on ikka hästi kuiv nahk ja sisemiselt olete õlitamata, siis ühest kuurist kindlasti ei piisa, päris kindlasti kohe. Ja et meil siis oleks parem uni, et meil oleks vähem stressi, et me oleksime rahulikud, et me tuleksime töölt koju rõõmsana ja hea enesetundega, on meil tõesti Viva Plus, mis on siis looduslik safran. Kes teab safranit, siis kindlasti teate, et safranit pannakse koogi sisse, mis teeb koogi ilusaks kollaseks, siis see on ka, siin sees on ka tõesti looduslik safran, mis siis tegelikult ongi siis täis looduslik, rahustab närvisüsteemi ja ta on ideaalne, kellel on niisugune ärevus, lastele eriti, kui praegu on triimestri lõpp, ma täpselt ise tean, on eksamite aeg, on mingisugused, mis igasugused, ütleme niisugused suured koosolekud, kui on võistlused, mina isiklikult enne võistlusi päris kindlasti võtan, sest minul on ka see väike ärevus tekib juba hommikul sisse ja siis on niimoodi, kas siis on niisugune, et vaata, et läheb kõht lahti, on ju, aga olen täiesti võtnud niimoodi ja väga hästi rahustab, siis minu klientidel on uneprobleemid on lahenenud, siis ta on selline tore asi, mis kui sul tavaline põletiku vastane tablett, mis meil on, ibuprofeenid ja kõik sellised ei aita, siis ka seljavaludele on see Viva meil aidanud. Ja see on meil jällegi isiklik enda kogemus, kus on siis tõesti, aga siis ongi see peavalud, seljavalud, kõik sellised asjad. Te võite võtta kuni 8 väikest tabletikest, siin on nad suht pisikesed, et kuni 8 tükki ja täiesti on tulemused olnud. Lisaks siis veel, jah, nagu ma ütlesin, stressirikas töö, kellel on igapäevaselt, eks ju, ja tõesti on, kui siukesed ei suuda vastu panna, siis kindlasti võtke ja tehke endale võib-olla see, kui te teategi, et teil ongi igapäevaselt selline ei ole niisugune rahulik töö, vaid ongi niisugune stressirikas. Võtke see plaani endale iga õhtu või hommik, võtkegi 2 tükki järjekindlalt ja tõesti ta on nagu väga hea niisugune lisand, mis ei tee teile, ta ei ole selline, et ta on teile antidepressant ja see tekitab teile sõltuvust, siis kindlasti mitte. Ja siis jah, et selles mõttes see, et ma tean, et siin meil on mõningad, kellel tõesti on suur laste hulk ümberringi ja on uneprobleemid, kõik sellised, siis see paneb magama nagu väikse lapse. Nii et kellel on uneprobleem, siis jällegi soovitan soojalt ja kasutage.
nii et on sul selle kohta, Mari, veel võib-olla mingeid asju, mis see viva meil paremaks teeb, et ma praegu mul rohkem nagu ei tule niimoodi, mida siis niimoodi soovitada? Selle vivaga on jah tõesti see, et kindlasti, et mitte sassi ajada, et ta ei ole selles suhtes nagu antidepressantide toimega ka, et ta pigem, mulle nii meeldib öelda, et mu lapsed ütlevad siis sihuke chill on olla, et ta rahustab närvisüsteemi, ta tekitab sellise tõesti nagu siukse voolavise tunde, aga mitte sellist vati sees ja nagu noh, et see ei ole nagu mitte see, et seal nagu lülitud sellest maailmast välja, vaid ta pigem, kuna närvisüsteem rahustub, siis tähelepanu ja tähelepanelikkus tõusevad ja kontsentreerumine paraneb tihtilugu ja tõesti, et teda võib võtta niimoodi, et võib võtta ka nii hommikul kui õhtul, et see on hästi individuaalne. Viva tahab ka sellist natukene timmimist ja vaatamist ja olenevalt sellele, Nagu, et et selles kas meil mõttes on erinevad. tegemist jah, et kas meil on siis tegemist just nende uneprobleemidega või pigem päevase ärevusega, et siis vastavalt sellele ka võetakse kas õhtul või hommikul või mõlemad. Ja vastavalt sellele siis ka võib võtta näiteks hommikul rohkem ja õhtul vähem või vastupidi. Et ta on hästi individuaalne. Et selles suhtes jah, aga ja vist rohkem sellele. ja mina võin täitsa öelda, et minul endal on noorema lapsega täiesti kogemus, kus oligi see, et kui alati oli kontrolltöö, eks ju, siis noh, ma tundsin, et tal oli täiesti niisugune ärevus, nii et ta on ühe korra läinud täiesti niimoodi, et tõesti, et emme, mul oli nagu süda paha, kui kontrolltöö hakkas, eks ju. ja me võtsimegi järk-järgult niimoodi kasutusele, alustasime täiesti ühega ja siis läksin kahe peale rohkem, ma suuremat kogust ei ole andnud, aga väga ilusti ta ise sai kusjuures aru, et tal rahustab see täiesti maha ja vahest hommikul ma küsin, kuule, kas võtad viivad? Ma lähen vist võtan jah, ma lähen vist võtan jah. Et nüüd ta on natukene nüüd kasvanud, see oli nüüd sihuke aasta tagasi, eks ju. Siis kui ma nüüd juba olen talt nagu küsinud, et kuule, ma annan. Ma ei taha, aga tegelikult ta saab mul seda päriselt iga õhtu. Ma tegelikult annan kooli ajal ja kui ongi siukesed pingelisemad perioodid, siis ma tegelikult annan iga õhtu talle koos õliga, annan talle 2 tükki neid ka lisaks multivitamiinile. Nii et selles mõttes meil on nagu chill täiesti. Nii et, aga nüüd me vist hakkame lõpetama, mul on niisugune tunne, me oleme päris palju teid kinni hoidnud ja siin siis meie kogu nomenklatuur, mis meil peaaegu kogu, meil on siin mõned asjad veel, aga kõikidest, kes midagi soovib, siis saab ise küsida, eks ju. Et just, mis probleemid on, kellel mis probleemid on, vastavalt sellele siis soovitame mõne toote teile. Nii et ja kujundame siis selle toitumise tuleviku koos, et meil oleks kõigil hea, kõigil oleks, nagu ütleme, chill, et me jõuaksime rohkem, et meil oleks seda võhma ja energiat. Tegelikult on see, et vaadates vanust, meil siin, ma ei tea, ma loodan, meil vist 20-seid, 25-seid ei ole, kellele seda chilli ja seda on piisavalt palju, siis ütleme alates 40, 35 hakkab ikkagi juba seda energiat vähemaks jääma ja ütleme seda sportlikku võhma ja kõike seda, et ikkagi me suudaksime järjekindlalt ja rohkem siis hoolitseme oma tervise eest ja hoolitseme oma rakkude eest, et see on nagu kõige võib-olla sihuke häirekell siia kuklasse, et tuletame teile ikka meelde, et teil endal ka see meeles nagu oleks. Nii et, mis meil siis edasi on? Sa oled Mari mute'i peal. jah, nii sain maha selle, aga siis me teemegi nii nagu kokku lepitud, et kõigepealt, et need, kes soovivad nüüd lahkuda, siis võivad loomulikult lahkuda, aga et ma panen siis selle salvestuse kinni ja aitäh, et kuulasite. Ja siit edasi on tegelikult, ma kohe panen selle. No.